Iraan tulistas alla Ameerika Ühendriikide F-15 Strike Eagle'i. Kõnealune hävitaja näib olevat alla tulistatud 3. aprillil. Üks piloot päästeti, samas kui teine on endiselt kadunud. Igal F-15-teel on tegelikult 2 meeskonnaliiget pardal. On olemas arvukalt pilte alla tulistatud F-15 rusudest ja need ei tundu olevat võltsitud. Lisaks on meil kaudseid ametlikke kinnitusi, mis on ajakirjandusse lekkinud. See uudis on oluline, sest need hävitajad maksavad umbes $100 miljonit ja neid juhivad kõrgelt kvalifitseeritud piloodid, keda ei ole lihtne asendada. Piloodil kulub aastatepikkune väljaõpe ja ta peab pidevalt lennutunde koguma, et püsida pädevana. Kui iranlased ta kinni püüaksid, oleks see ka suur propagandavõit. Ameerika Ühendriigid käivitasid kohe missiooni pilootide päästmiseks, kuid 2 otsingutel osalenud UH-60 Pave Hawk helikopterit said ise pihta, kuid seni pole nende allatulistamise kohta tõendeid esitatud. Videod näitavad Ameerika Ühendriikide õhusõidukeid madalal lendamas, mis on vajalik piloodi leidmiseks, kuid nagu näeme, seab see õhusõidukid suuremasse ohtu pihta saada. Tõepoolest, nad sattusid iraanlaste kerge tule alla. See sündmus näitab, et Ameerika Ühendriikidel võib olla õhuülekaal, kuid mitte õhuülemvõim, vähemalt hetkel. Sisuliselt ei saa nad hoolimata tugevast eelisest õhus lennata täiesti segamatult. Samal päeval näib olevat pihta saanud ka A-10 Warthog Hormuzi väina lähedal. Tegemist ei ole hävitajaga, kuid lennukiga, mis on mõeldud maismaa operatsioonide toetamiseks. Tänaseks on Ameerika Ühendriigid kaotanud vähemalt 6 hävitajat sõbraliku tule, kahjustuste ja allatulistamiste tõttu. Ja hoolimata sellest, et nad on andnud tugevaid lööke, on Iraanil endiselt võime vasturünnakuteks. Aga mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest.